Täna on mul hea meel tervitada siin stuudiotoolide peal parempoolset erakonna esimeest Lavly Perlingut. Tere õhtust! Tere! Vaatajad ja sotsiaalmeedia on pakkunud välja need teemad, millest me täna peaksime rääkima enne, kui jõuame teie võib-olla selliste isikut avavate küsimuste juurde, aga räägime kõigepealt siis ikkagi rahast. Parempoolsete lubadused on ju tulumaks 18%, käibemaks tagasi 20%, automaks kaob, riigieelarve saab ka veel miinusest lahti. See on kõik kokku 3,5 miljardit, kui arvutada. Kus see tuleb? Kui me räägime suurest pildist, siis need ei ole ainult mõtted, need on välja arvutatud ettepanekud. Tulumaks 18% inimestele tähendab, inimestele jääb raha rohkem kätte. 20% käibemaksu puudutab ka kõige sellist raskemini toime tulevat inimest. Kui suures automaksu suhtes ei ole see päris ärakaotamine, vaid me räägime, et see tuleb ümber kujundada. Kust tuleb raha? Raha tuleb punkt 1 riigi kokkuhoiust, punkt 2 suurtest reformidest, sest ainult mingi kärpimine enam ei aita. No see reformid tähendavad ikkagi ju siis lastetoetuste paljudelt äravõtmist, kes seda nii-öelda ei vaja, pensionide külmutamist, millest olete rääkinud. Usute, et valija on sellega nõus? Meie valija on väga tark valija. No teie valija, aga teil on valijaid vaja ikkagi nii palju, et võimu juures saaks midagi ka teha. Meie valija baasi kasvamine näitab ju seda, et järjest rohkem on neid inimesi, kes saavad aru, et me peame tegema raskeid otsuseid selleks, et tulevikus oleks parem. Ja selleks ongi vaja teha rasked otsused. Ja jällegi, kui me räägime toetustest, mul on väga hea meel, et seda küsitakse. Me ju räägimegi sellest, et ärme raiskame raha, vaid aitame ühiskonnas neid, kes päriselt abi vajavad. Aga ikkagi te olete siin tooli peal umbes 10 poliitik, kes ütleb, et reform on vaja teha, kokku on vaja hoida. Nimetage konkreetsed asjad, et kellelt võetakse siis midagi ära, sest kokkuhoid tähendab ju kellegilt alati ära võtmist. Ma arvan, et ma olen ainuke poliitik, kes esiteks on plaaniga, teiseks on realistliku plaaniga. Kust võetakse ära? Ma toon hästi selged näited. Kui me räägime näiteks tervishoiust, siis me räägime, et see sama inimesele rohkem vabadust, rohkem nagu vastutust oma tervise eest, vabadus valida, et raha liiguks temaga kaasas, et see oma vastutus tähendab, et areneb ka erakindlustus kõrval. Või näiteks hariduse puhul, et me oleme rääkinud 4 aastat sama juttu. Me räägime, et üdini tasuta kõrgharidus ei ole võimalik. Mulle väga meeldis, et selle pakkusid välja meie oma parempoolsed noored. Et teeks nii, et osaliselt ikkagi kõrgharidus on tasuline, aga see käib alati koos selle stipendiumite ja õppelaenude süsteemiga, et ükskõik kui vaesest perest pärit laps ei jääks kõrgharidusest kõrvale. Aga kellega te siis seda võimule koos tuleksite, et kui ma tsiteerin teid juunikuus, siis Reformierakond, Isamaa, Keskerakond on allakäigu erakonnad. Kellega te siis pärast valimisi võimule tulete? EKRE ja sotsiaaldemokraadid jäävad üle? Seda arvutavad kõik 8. hommikul, millised on need poliitilised reaalsused, kellega on võimalik koalitsioone moodustada. Meie oleme öelnud, et me oleme otsustanud olla väga sirgjoonalised ja põhimõttelised ja me oleme valmis minema koalitsiooni nendega, kellega meil on kõige rohkem võimalik oma valijale antud lubadusi ellu viia. No paljud poliitikud kardavad, et teiega raske läbi rääkidest, et teil on kõigi kohta, kui mitte füüsiline toimik olemas, siis vähemalt mentaalne toimik või saate helistada vanadele tuttavatele prokuratuuris, et andke komprat. Kui inimesed niimoodi mõtlevad, siis mul on neist inimestest väga kahju, sellepärast, et mõeldes selle peale, millesse mina nagu usun, mis on need väärtused, demokraatia ja õigusriik, siis ma ju tean, kuidas süsteemid toimivad ja õnneks need toimivad nii, et need inimesed, kes on süsteemist läinud, need on läinud. Aga tuleme nüüd teie isikut avavate küsimuste juurde. Lemmik, Eesti laulja või ansambel? Ma olen muusikas ja raamatutes üldiselt selline kõikesööja, et kui ma pean nagu vastama lemmik, et ma ei tea, kuulan hea meelega Taget, aga kui ma pean ütlema lemmiku, mul on alati läbi aja meeldinud väga Keit, aga näiteks ma olen avastanud, et koos lastega ma kuulan hea meelega ka Nöppi. Mis spordiala vaatate telekas? Ma natukene aiman alaliidu juhina, mida te vastate? Vehklemine muideks on minu jaoks täiesti uus avastus. Tõesti kõikidele telekanalitele hea soovitus. Kas te teate, see 3 minutit vaatamist on nagu nauding, kuidas sa tunned, et see on nagu üliäge spordiala, mida võiks sellest rohkem vaadata. Kuidas iseloomustaksite end ühe sõnaga? Kärsitu. Mis oli päris esimene töökoht, millest ka raha saite? Marjade korjamine. Ma arvan, ma olen töötanud 6. eluaastast mitte ühtegi suve vahele jättes ja palgalisel töökohal alates 13. eluaastast, et võib-olla ka seal
tuleb minu parempoolsus, usk sellesse, et inimestel peab olema võimalus oma tööga teenida ja ma tean, kui raske on töötamine. Mida teete, kui närv on must ja stress kallal? Ma arvan, et see on see klassika, et lähen kas jooksen, jalutan koeraga või loen raamatut. Võtke palun oma telefon. Mis on viimane sõnum, mis te saite? No kui just peab ütlema, siis enne kodust äratulekut oli ühel noormehel juuksurisse minek ja meil oli sularahakriis, nii et raha küsis. Mis on viimane foto? See on hea foto. Ma tulin pärast peaaegu 7 nädalat USA reisi tagasi ja loomad jõudsid ka tagasi, nii et kass kapi peal kodus. Kaheosaline küsimus. Kes on võib-olla Eesti poliitikas teie jaoks kõige vastane või poliitiline konkurent või kellele te kõige rohkem tahaksite ära teha? Keda ma ei salli, on korruptandid ja Eesti riigi vastu tegutsejad. Üks mees on vanglas, me teame ilmselt, kelle suhtes on kõigil suhteliselt jälg tunne. Ja ma arvan, tema nimi ei pea üldse kõlama. Ja selle peale tavaliselt on järgmine küsimus, et öelge tema kohta üks kompliment. Ma olen öelnud jällegi nagu prokurorina noori kolleege koolitades seda, et ärge kunagi võtke nagu selles ametis nagu jumala rolli, et te kunagi ei tea, et inimene, kes on midagi toime pannud, et kes ta nagu kuskil inimesena on, nagu emana, isana, lapsena. Õhtusöök, mis tahes maailma inimesega, ükskõik, elus või surnud? Ma vist võtaks Coco Chanel'i. Miks? See oli esimene mõte, mis pähe tuli. Aga üks harjumus, millest tahaksite loobuda, on teil midagi, mis enda juures ei meeldi? Neid on palju. Aga mida tahaksite osata, aga ei oska? Eks seda püsivust võiks rohkem olla ja neid, mida kõike tahaks, on veel. Aga las seda ütlevad teised. Valimised lähenevad, kõigil on võimalik kõikide erakondade kohta öelda, mis nad asjast arvavad. Tänan teid stuudiosse tulemast ja kes on siin järgmisel pühapäeval, siis see selgub meie sotsiaalmeediast ja muidugi otse-eetris pühapäeval.